Tere! Täna oleme Tartumaal Haaslava vallas Lange motokeskuses ja siin toimub heategevuslik motokross Tanel Jõuk ja sõbrad 5. korda. Võistlustulle tormati järgnevates klassides 50, 65 ja 85 kuupsentimeetrit, retro, legendid ja naised, Open ja Hubi Grand Finaal ning lõpuks ka Honda karikasari. Positsioonile tuleb 7. Jällegi liivrikoha kvalifikatsioonis siin juba head kiirust oli ta siis kvalifikatsioonis pikka aega aga ma millegipärast ei kuulnud väga kõva aplausi 50. masinalessi kiirematele meestele. Mikk-Martin Lemmus, Karlis Reisolis, Jaanis Kobulins on tänase päeva 3 kiiremat ja loomulikult on kõik teised tobrid võidusõitjad. Mikk Allion, Roores Loosis, Raus Blomfels, Kristjan Sander Saadi ei plaksuta või lõppe aplaus ära. Evars Prisnans, Joosep Pärn, Karl Kutsari, Patro Kruuse, Laur Mägi, Kenneth Nuri, Andri Kutsar, Hugo Nork, Norman, Erik Linnas, Peeti Hakala Raako, Listan Uiga, Ander Vokk, Krist Robin Laur, Mattias Reinas, Mark Peterson ja Martin Matus. Aga Meikole veel siit lisaks siis tänasele võidule juurde ka mõlemad Hõlsoti auhinnad, KTM Hõlsoti auhinnad täna siis 65. masinalessis mõlemas sõidus Meika Vetikule. Aplaus poodiumil teie ees 65. kiiremad Meika Vetik, Kallar Vent, Emil Vekman, Henri Vesilind ja Kristjan Freimanis. Konsoni kohalise liikuva sealt võtjad ees läbi liikumas.
veidikene sõbralikumalt või vähemalt laiemale ringile. Esimese sõidu hulkshoti võitis Tamur Talviku ja teise hulkshoti Jan Jakobson. Kõva aplaus 85. masinaklassi 5 kiiremale. Jan Jakobson, Tamur Talviku, Rainer Suks, Daniel Balandin ja Rait Kaimer. Hakkab tulema, käsi vähe väriseb, aga ei ole hullu. Sa pead saama aru, et inimesel on väga raske, et rahul olema, mis sul juba endal on, et need inimesed tuleks ka aidata rohkem ja leidma viisid, kus seda teha ja et oleks lõbus kõik, samamoodi see üritus ja asjad kõik toimiks. Aitäh täna enough! Tuleb ju leida võimalused ja abistada, et ei ole midagi väga nii suurt, aga me oleme suutnud aidata väga palju inimesi, et see meeldib. No mul andsite nüüd kõige raskema osale. Stronger! Ma räägin, kui me esimest korda seda üritust tegime, me mõtlesime 10 000 krooni saada üldse esimene kord, me tegime seda, et see on ka suur summa. Aga saime 180 ja ma ei tea, võib-olla liiga tuli nii hästi välja, et kõik eesmärgid nii kõrgeks juba seatud, et ma ei tea, et igasugune summa on tegelikult ju abiks ja kogume. Mina olen Eveli Kaibald, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuhi abi siis ja Tanel Jooki projektis on jäänud siis minu vedada. Selles suhtes tohutu tänu ja kummardus nendele poistele, et nad sellise asja ette on võtnud, et lastel on sellest ikka abi olnud palju. Nad on see tohutu töö, mis nad sellega teevad ja selle toetuse, mis on andnud, et viimased 2 aastat oleme nüüd laagrit küll korraldanud ja lisaks saavad ju lapsed veel toetuse, on ju. Nüüd siis lisandus ka noored, on ju, kuna on palju niisuguseid noori just ja tänu sellele ka meie sihtgrupp siis ütleme täienes tunduvalt, et keda oli kergem kätte saada, et muidu on ju tegelikult väga raske on kätte saada sihtgruppi. See toetus on neile ka tegelikult väga hea alustala. Projekt on kokku raha kogunud nüüd üle 40 000, kuna esimesed aastad olid ta veel siis eurodes, esimesed aastad olid ju Eesti kroonides. Ja lapsed on saanud seal ikkagi kõikvõimalikke erinevaid asju, mis neil vaja on olnud. Et siin on olnud, kellel on vaja olnud arvutit või mis iganes, kuid põhiliselt tegelikult on väga palju olnud abivahendi oma osalused, mis on siis ikkagi perele suur summa maksta. Või siis taastusravi, igasugused nõustamised, need on põhilised olnud. Enda panuse saab anda, et ka minnes internetis meie koduleheküljele, mis on siis il.ee, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu kodulehel on kontaktid, kus on kontonumbrid, kus saab teha annetusi ja panna siis märgusõnaks Tanel Jook. Ja siis samamoodi seal, kui inimesed teevad, kellele see võimalus ja siin puudub, on meil ka tulumaksuvaba, et panna enda isikukood ka kindlasti sel juhul selgitusse. Ja iga toetus on alati oodatud. Ja see kindlasti tahaks inimestele öelda, et nad julgelt võtaksid ühendust, kellel on tuttavaid peresid, kes on olnud õnnetus või midagi, et ei jäädaks koju istuma ja nukrutsema või mis iganes alama, et ma ei saa edasi, et võtke julgelt ühendust. Iga küsimus on õige küsimus, ei ole valesid küsimusi või valesid abipalveid. Et julgelt võtku kõik ühendust, kellel on sellised probleemid olnud. Avaldused on samamoodi meie kodulehel üleval, Facebooki kodulehele lähevad nad üles esmaspäevast. Sealt saab täita avaldusi, et toetust taotleda.
kiiremat naist tänasel päeval teie ees poodiumil ja nendeks on Merilin Lehe, Kris Jalas ja Johanna Saareke. Legendide arvestuse kiiremad teie ees poodiumil Andres Kristinov, Janos Pino ja Maksim Publikov. Retroklassi 3 kiiremat poodiumil ja teie aplaus neile Indrek Kristinov, Andres Pilt ja Ülo Raudse. Masinavessi 3 kiiremat meest poodiumil Matis Karro, Vitautas Pulsas ja Priit Rätsep. Karl Saart hoidmas teist kohta, tema siis samuti Redmoto Racingu sõitja.
hobi Grand Finaali 3 kiiremat teie ees poodiumil. Andres Kristina, Tim Propist ja Tarvi Remmelgaas. Tänased 6 kiiremat on teie ees. Tänase etapi omad on siis Arminas Jasikanis, Kristjan Rätsep, Karl Saad, Karl Markus Merits, Raido Nikolorov ja Roy Puuström. Ja kui iga kord on antud üle siis ka nii-öelda see red plate, siis täna läheb see viimast korda ja veidikene pidulikumalt, sest on kuhu ka seda red plate'id panna. Ja võitjaks Kristjan Rätsep! Margus siin juba vaheval ärgitas, kui Kristjani pill laiali läks, et tule võtta siit poodiumi üles uus ja pane uuesti rajale. Aga siin siis ka pilt võitjala. Matis Karole, aitäh, et tuli ja loodetavasti on eelmisel aastal siin tagasi, nii nagu paljud sõitjad ja saate teie siis kaasa elada juba taaskord siis maailma nimedele ja väga põnevatele võidusõitudele. Aga nüüd, kellel on veel piletid ja ei ole võib-olla maha maganud seda Krisli võitu, ma ei tea, kui kaugel Margus see telgis on. Eelmisel särgil 10 eurot, kes pakub rohkem? 50, väga hea. 150 eurot. 170 eurot, midagi sellist ma ootasin sealt. On siis Tanel Leoki oma nendest aegadest, kui Tanel oli Red Bulli sõitja. Ja see komplekt kuulub kokku. Palun. Antonio Cairoli 7-kordse maailmameistri asjad on alati Tanel Leoki sõbrad heategevusliku motokrossi oksjonil palju kõneainet tekitanud ja palju raha sisse toonud. Ei tahaks, et seegi aasta oleks erand. Ole hea, mis siin on? 50 on esimene eintsi. Numbrilauad, Sööl, Toonus ja Lupino 170 eurot sealt nende 3 numbrilaua eest. 170 eurot esimest korda. See nurk on siin hästi aktiivne, sealt tagant on sellist natukene aktiviteeti vähem, nii et kui saaks, siis sealt ka elu rohkem. Ja väga väärtuslikult. 200 eurot! Sellel tänase päeva teisel oksjonil, mille raha siis tuletan veel kord meelde, läheb läbi õnnetusse liikumispuude saanud laste ja noorte toetuseks, nagu ta ka varasematel aastatel läinud. Ja Tanel Leoki kiiver rahvuste krossilt 600 eurot. Kolmandat korda müüdud! Aitäh! Ehk siis 1951. aasta Primat Coupé. Suur tänu Road 77 energiajoogile, kes siis selle auto meile siia heategevuslikule oksjonile Tanel Leok ja sõbrad andis. Masin on ka seal käima pandud korraks, tõestamaks, et töötab tõepoolest, tegemist on sõidukõlbuliku masinaga. Värskelt on seal nii-öelda sadusepatööd sees tehtud. Kolmandat korda müüdud! Toomas isegi mõistab natukene üllatunud. Aitäh sulle kõigepealt, tõepoolest kõva aplaus sulle ja sellega saame siis tegelikult heategevuslikule motokrossile ja oksjonile Tanel Leok ja sõbrad joone alla tõmmata. Tanel siin õhtupimeduses Lange motokeskuses heategevuslik motokross Tanel Leok ja sõbrad on lõppenud 5. järjestikuline. Kuidas ise kokku võtad, kuidas rahul? Päris rahul olen, et ei ole kerge niisugust üritust korraldada ja pean ütlema suur aitäh kogu meeskonnale. See, kui üritus ei toimiks, üldse kui oleks häid sõpru ja koostööpartnereid, et suur aitäh Lange motokeskusele, suur aitäh Sahkarile, suur aitäh Martin Arumäele, suur aitäh sinule,
suur aitäh kõigile enam-vähem ja kõik suur aitäh muidugi Route 77 Energiajoogile, Olerex, Brentex Haagised, Best Vesi, kõik enam-vähem, kes meid sinna hästi toetasid, olid selja taga kõik väiksed sponsorid, A-Karus, Velomoto, Redmoto, inimesed, kes ei solvuks, jäi nimetamata, aga see oli ikkagi päris võimas jälle see aasta ja väga rahul. Jah, rahvast oli ikkagi päris korralikult ja õnneks päeva alguses õnnistas sellise mõnusa krossi ilmaga ka, nii et sai selline mõnus pühapäev veedetud siin. Jah, et siin oli, ma vaatasin päris palju tegevust nagu lastele ja isegi täiskasvanutele, siin olid väga tore oli, mulle meeldis igastahes olla. No kuidas sa sellise oksjoni esialgse tulemusega rahule jääd, sest me tegelikult summasid veel kokku löödud ei ole ja me sellist lõplikku summat veel praegu öelda ei saa, mis läheb läbi annetuse liikumispuude saanud lastele ja noortele, aga üldine selline esmane mulje? Ma arvan, et võib rahule jääda, et eks ikka iga aasta läheb keerulisemaks. Väga paljud samad asjad hakkab korduma, et see on üks miinus natukene, aga kõige tähtsam see, et need lapsed saaksid abi ja me suudame koguda mingi summa kokku ja eks varsti näis, mis see summa saab olema.